Tere, tere! Mina olen Triinu ja mina armastan täna teadvust lahti häkkida. Ja kui inimestel on täna mis iganes teemad kehas või mis iganes teemas, siis see on minu lemmiktöö. Ehk siis vaadata, mida keha annab sulle, mis infot. Täna ma tahtsin sulle rääkida rahast, sest et mina olen nüüd enda raha teemaga hästi palju tegelenud ja kuna minul on olnud selles osas kõige rohkem segadust. Ehk siis kui inimene teeb tööd, mida ta ei armasta, teeb seda raha pärast, siis mingi moment universum näitab sulle seda kohta. Ta võtab ära sinu tervise, sest sa oled sisemiselt, sa teed tööd, sa ei armasta, sa ei lähe ju sinna rõõmuga. Ja samamoodi juhtuvad sinu mis iganes lastega midagi või siis autodega või mis iganes, siis mina ütleks, et see raha teema on hästi aus, hästi aus. Ja mina olin see naine, kes siis tegelikult töötas 24/7 ja ma töötasin ainult raha pärast. Ma töötasin ja ma tegin tööd, mida ma ei armastanud. Ja see kulmineerus 10 aastat tagasi sellisena, et mul ei olnud elujõudu. Ja see kulmineerus sellega, et mul läks auto katki ja see kulmineerus kõikide nende asjadega. Nii et selles mõttes on minul nagu ülihea rääkida oma vaatenurka sellele, kui inimestel on täna kas siis ärevus või on siis hästi stress töö pärast või on siis raha pärast, siis tegelikult on see just sõnum sulle, et sa hakkaksid nägema endas väärtust. Ja sellepärast need õppetunnid meil kõik ongi, et kui sina oled samamoodi teinud tööd kogu aeg raha pärast ja läinud tööle, teinud tööd, mida sa ei armasta, siis, siis, siis lihtsalt mingi moment on sellel tagajärg. Sellel on tagajärg ja see oli minu jaoks kõige suurem ja valusam tagajärg, kus ma tegelikult hakkasin iseenda sisse vaatama hästi tugevalt ja teadvustama oma mustreid ja hakkasin aru saama universumist, kuidas see töötab. Ja hakkasin aru saama oma mõtetest, hakkasin aru saama oma tunnetest. Ühesõnaga, ma hakkasin maailma suuremalt nägema, ehk siis nägema nagu läbi nendes kohtades, kus siis inimesed ongi ohvrisagedusel, kus ma ka ise olin, sest et inimene, kes siis töötab raha pärast, teeb tööd, mida ta ei armasta, siis tahes-tahtmata universum annab sulle selle õppetunni, et sa hakkaksid iseenda sisse vaatama. Nii et varem või hiljem, mida varem sa sellest nagu aru saad, seda kiiremini saad sa seda muutust teha. Nii et keegi ei peaks siis kukkuma selles mõttes sinna väga sügavasse kohta, kus siis mõned inimesed peavad siis välja tulema, kellel on siis võib-olla tõesti juba raskemad haigused, siis täna oleks teil teadlikkus, sest mina olen selle sealt läbi kolistanud ja just sellepärast, et öelda siis jagada tõde. Ehk siis tõde on see, et kui me ei näe oma väärtust, siis me paneme töö ja raha esikohale. Ja see tähendab seda, et kui me ei näe oma väärtust, siis see tähendab seda, et sinu südameenergia on kinni. Ja see tähendabki seda, et ja see on elu õppetundidest. Ja kui sa oled täna sattunud täpselt sinna perekonda, kus ongi siis inimesed
töötanud, ehk siis tegelikult ma arvan, et enamustel on olnud töö ellujäämise sagedusel. Aga ma tean ka peresid, kus ei ole neid. Ma tean seda, kus on inimesed elanud ja õppinud täpselt seda, mida nad on soovinud. Et kui sina oled täna selles kohas ja sina tunned, et sa oled väsinud, sul võib olla depressioon selles mõttes, sest sul on nagu kõike liiga palju. Ega see depressiooni tunnus ongi see pool, et inimestel on kõike liiga palju, sest sa oled võib-olla samamoodi selles oravrattas ja sa paned kogu aeg esikohale töö ja raha. Ja sellepärast, et sa oled selles ellujäämises. Sa ei teosta ennast sellisel viisil, nagu sulle võib-olla hingele on oluline. Et mina arvasin ka, et ma olen nagu raamatupidaja, mulle see ei meeldi, aga ma oskan seda ju, ma saan ennast teostada. Aga üle hinge me enam sõita ei saa. Kui sina oled täna siin ja sa lähed tööle läbi surve, läbi selle, et sul on võib-olla kehakaal tõusnud, sa näed neid väikseid märke, et sa lähed tööle, aga see töö ei arenda sind. See töö üldse ei anna sulle seda eneseteostust, mida sa nagu tahaksid. Et sa tunned, et seal on rutiinne ja kõik on selles mõttes, siis sinu keha ei valeta. Sinu keha ja hing hakkavad märku andma sulle. Ja kui me ennast survestame, siis see tähendabki seda, et just need, kellel on süda kinni, need survestavad ennast kogu aeg tööle. Aga tegelikult on sul vaja hoopis näha teist teed. Sul on vaja näha südameteed. Südameteed ehk siis hakata nägema iseendas väärtust. Võtma vastutus iseenda elu eest iseenda kätte. Ja lõpetada see enese süüdistamine, et mina ei saa millegagi hakkama, mina ei oska, mina ei julge. Ehk siis inimesed, kes siis on selles oravrattas, nad ei näe enda väärtust ja suurust. Nad ei näe lihtsalt, sellepärast et ellujäämises inimene ei näegi seda. Ta mõtleb igapäevaselt ainult, kuidas oma arveid tasuda ja ta on nagu selles kohas. Ja ta ei näe, kes ta ise on, miks ta siin on ja mis on tema väärtus. Aga raha on nii aus. Kui sinu peas on täna mõtted ainult rahast ja sa ei saa sellest lahti, see häirib sind juba, siis minul on juba tulemas rahakoolitus. Ma ei ütleks, et see koolitus on. See on pigem see koht, kus me hakkame raha puhastama. Me hakkame rahale andestama, sest me tegelikult ju kogu aeg me panime raha endast ettepoole ja see on selles mõttes universumi seaduse rikkumine. Ja nüüd tuleb hakata selles mõttes seda kohta puhastama. Kui sina oled täna selles kohas, siis me hakkame seda tegema juba märtsikuuses. Nii et kellel on see huvi ja kes on täna selles kohas, siis tule. Me teeme seal seansse, see on puht praktiline, väga praktiline. Ma räägin ära sulle need kohad, kus siis on oluline nagu teadvustada, kus kohas sinu energia hakkab lappesse minema, kui on raha teema näiteks. Sest kui inimesed elavad ellujäämises, see tähendab tegelikult seda, et nende alateadvuses on selline kood, et töö on selles mõttes, töö on surve, raha on hirm ja puhkus pole lubatud. See on üks nendest nagu koodidest, kus siis inimesed siis toimetavad ja see tähendab seda, et see võib minna selliseks, et sa võid näiteks vihata oma tööd ja sa võid vihata juba iseennast, sest sulle tundub, et jälle pean tööle minema. Ei pea.
sa võid täna täiesti elada teist elu, täiesti. Et kui inimesed kardavad oma elus samme teha, siis universum teeb need sammud sinu eest. Et sa selles mõttes lihtsalt nagu hakkaksid liikuma omale teele. Nii et see raha on nii aus, et tema lihtsalt teeb kõik sulle sellise olukorra, et kas sa hakkad nägema oma teed või sa ei hakka. Kas sa hakkad selles mõttes investeerima iseendasse või sa ei vali ennast, siis lihtsalt on alati selle tagajärg. Nii et ühesõnaga, mis ma tahan öelda, ongi see pool, et me hakkame märtsikuus sellega tegelema suuremalt. Me teeme 4 suurt seanssi. Vaatame seda, kus kohas raha on turvatunde ära kaotanud. Miks raha ei ole turvaline? Sest enamalt tead, inimestel on hästi suur see pool, et kui nad lähevad tööle, siis nad ei julge tööandjat raha küsida. Ja nad ei julge seda, sest nad ei väärtusta ennast, neil on väga madal enesehinnang. Ja see tähendabki seda, et kui sul on madal enesehinnang, siis tegelikult iseenda sees vihkad ennast, seal on trauma lihtsalt ees. Sa ei näe selles mõttes seda kohta, et sa võiksid hoopis siin maailmas särada täiega. Sa ei luba endal olla edukas, sa selles mõttes arvadki, et sa oledki siis selline saamatu ja õnnetu ja mis iganes sinu sees, mis lugu käib. Ja tea tõde, et see ei ole õige. See ei ole õige. Nii et ma 4 seanssi, mis me teeme nii palju, mis siis need osalejad, kes siis tulevad, ma jagan sulle kõiki neid rahauskumusi, mis siis viivad inimesse nagu sinna kannatusse. Ja hakkame siis neid samm-sammult tervendama, sellepärast et kui inimesed trigerduvad täna raha peale, olles täna siis teinud juba energiatööd inimestega väga palju, siis inimesed ei väärtusta enda tööd. Ja see kumab läbi igas kohas, et nad ei julge ise raha küsida ja see tähendab seda, et nad ei saa isegi ka enesearengut lubada, sest nad on nii nagu selles kohas, kus neil on siis, kus neil jääb puudu juba. Ja nad ei oska sellest nõiaringist ka välja tulla, sellepärast et nad ei näe veel iseennast. Nad ei näe iseennast. Nii et kui sina juhtud seda siin nägema, kuulma ja sind see kõnetab, siis me lihtsalt hakkame seda rahaenergiat muutma. Üks seanss on kindlasti see, et kui sina tunned, et sa oled nagu tööorja energias, et ärevus võib olla töö suhtes väga kõrge, siis see on märk sellest, et tasakaalu ei ole. Sest et kui inimesed on kogu aeg ellujäämises ja läbipõlemine ja vahet pole, mis haigused võivad sind kimbutada, see on just üks nendest märkidest, kus tasakaal on puudu. Ja inimene sõidab iseendast üle seoses tööga ja seoses rahaga. Ja sinu keha ei valeta, sinu hing ei valeta, sest et selles mõttes kõik parameetrid näitavad seda, kas sa oled tasakaalus, kas sa oled õnnelik, kas sa oled rõõmus. Kõik näitab seda. Nii et mina jagan rõõmuga neid teadmisi, sest et see oli minu elu kõige suurem õppetund. Kõige suurem, sest mina panin raha ja töö iseendast ettepoole. Ja see oli minu kõige suurem õppetund. Nii et täna ma olen tasakaalus ja see tähendab seda, et ma teen oma tööd omadel tingimustel, omadel aegadel, sest mul on oluline mina ise, oma elurütm, oma loomulik olek. Ehk siis ei ole enam sellist rapsimist, vaid on puhtalt elu ja töö läbi enesearmastuse ja eneseväärtustamise. Nii et kõike seda ma jagangi sulle, et sina ka saaksid oma elu muuta, et ei ole nii, et on ainult see töö, mida sa oled õppinud.
täna on väga palju valgusinimesi siia maa peale tulnud ja see tähendab seda, et neil on mega palju andeid. Ja need anded ongi need, mis on tegelikult lukus. See ei ole nendele veel järgi läinud. Aga see on kõik võimalik. See on kõik võimalik. Nii et igatahes rahakoolitust hakkame tegema. Panen siia alla lingi. Kui sind kõnetab ja tahad veel juurde infot saada, siis sa võid täiesti vabalt mulle kirjutada. Jätan siia kontakti, sest et raha on huvitav õppetund. Aga hakkame seda korda tegema. Paneme rahaenergia liikuma. Ja rahaenergia on tegelikult sinu eluenergia. Kas see liigub sinu sees? Või sa oled selles kohas, kus sa ei ole eluenergiat? Hakkame vaikselt seda muutma, et sa saaksid kordades paremasse kohta ja saaksid oma elu muuta. Mina olen Triinu ja aitan inimestel muuta teadvust, et tõusta kõrgematele sagedustele ja hakata väärtust nägema iseendas. Mõnusat päeva. Tšauka!